Täna paneme kõrvuti kaks autot, mis on põhimõtteliselt sama hinnaga. Seesama Škoda Superbia. 5. seeria BMW. Škoda on teada tuntud sellise taskukohase hinnaga auto ja loomulikult hästi praktiline. Samas kõrval on meil välja panna 5. seeria BMW. Aga kui nende autode hinnad on peaaegu sama, siis tahaks teada, mis me selle raha eest saame. Kui võrrelda BMW-d ja Škodat sees, siis tõesti BMW näeb nagu hoopis teine klass välja, aga samas Škodal on teada tuntud lause lihtsuses peitub võlu. Ainuke asi, mis mind Škoda puhul natukene häirib, on see müra, mis siia autosse kostub. Et muidugi, kui sul raadio käib või kuulad mõnda podcasti, siis see nii väga ei häirigi, aga kui sa oled vaikuses, siis see müra on küll natukene liiga tugev. Üldiselt on kõik asjad omal kohal. Auto puhul ta tundub kodune, hoolimata sellest, et ma tegelikult BMW-dega olen küllaltki vähe sõitnud. Vaikne on ja kui tõesti see 57 000 eurone pakkumine on selle autoga vähegi võrreldav, siis see on ütleks, et uskumatult hea diil. Škoda hinna juures saada endale sellises varustuses BMW on objektiivses mõttes väga hea pakkumine. Aga varjuküljeks on, et ilmselt kaasnevad ka sellega premium-klassi hoolduskulud, mida on võimalik kontrolli alla saada 6000 eurose lisagarantiiga, aga see tõstab selle auto hinna juba üle 60 000 ja siis enam Škodaga ei konkureeri. See konkreetne demokas on mõnevõrra kallim. Škoda hinna juures ka BMW puhul sa ei saa M-igi, sest sellel konkreetsel demol on olemas lisaks ventileeritud istmetele ka M-pakett. Škoda hinna eest heads-up display'd mul ei ole. Aga seevastu mul Škodas on see olemas. Mul on terve elutuba täis kodukino ekraani. Ma võin ka vastu panna, mul on lausa 2 ekraani. Küll nad on eraldiseisvad, ei ole nii nooblid ja stiilsed nagu sul on, aga vaatamata sellele on mul nad olemas. Seletad 2 tillukest tahvelarvutit. Kui me võrdleme Škodat ja BMW-d, mõlemad on nelikveolised, diisel. Škoda plussiks ma võin kohe välja tuua on see, et ühe tankimisega ma saan üle 1000 kilomeetri sõita, mis teeb nagu minu meelest selle autost nagu super auto, eriti minusugusele, kes ei viitsi auto tankimas käia. Ma siiralt kahtlen, et BMW selles osas kehvem on, kui juba eelmise generatsiooni 5. seeria diisel sõitis kenasti 5 liitrit 100-le. Aga rääkides hinnast, me jääme kinni detailidesse, sest BMW on tõesti selle paketi juures väga hea hinnaga ja arusaamatuks jääb, kas Škoda on läinud aastatega lihtsalt kallimaks või on BMW tunginud rahvaauto kategooriasse. No ma arvan, kokkuvõttes võiks öelda küll, et Škoda on Škoda ja kes soovib endale, saab valida ju, kas ta tõesti tahab selle sama raha eest premium-klassi autot või jääb siiski oma liistude juurde, kes hindab sellist kindlat kvaliteeti, mugavust. Võib-olla ta ei soovigi nii palju tehnikat nagu BMW-s on, nii et selles mõttes ma arvan, valikukoht jääb ikka inimestele teha. No päeva lõpuks võib-olla tõesti tundub, et me võrdleme võrreldamatut, aga numbrid räägivad enda eest. Kellele ema, kellele tütar, õige mees võtab mõlemad. No kokkuvõttes saab igaüks teha oma valikud ise. Meie oleme lihtsalt välja toonud 2 auto plussid, miinused ja kes soovib ka BMW-ga proovisõitu minna tegema, siis Inscape ootab teid.